Arvatavasti teil on mobiiltelefon ja tõenäoliselt see on nutitelefon. 2013. aastal kasutas iga 7. planeedi elanik nutitelefoni. 2014. aastal müüdi maailmas 1,5 miljardit nutitelefoni ja tahvelarvutit. Praegu on raske leida inimest, kes ei ole tutvunud selle tehnoloogiaga. See on muutunud igapäeva vajaduseks. Inimesed ei saa ilma nendeta. Nende abil inimesed suhtlevad sotsiaalvõrgus, uurivad ilmateadet, loevad uudiseid, mängivad mänge, kuulavad muusikat, peavad märkmikut, isegi jälgivad oma tervist. Kui palju rakendusi on teie nutitelefonis? Kas olete kunagi mõelnud, et ise luua oma mobiilrakendus? Kujutage ette, millised võimalused avanevad selle rakendusega teile ja teie ärile, kui te olete ettevõtja. Te küsite, milleks seda vaja on? Vaadake teid ümbritsevaid inimesi. Paljud inimesed ei tõsta pead oma telefonid isegi jalutuskäigu ajal. Kui selle inimese telefonis ei ole teie mobiilrakendust, siis te ei saa kunagi teada teist ega teie ärist ning ta lihtsalt läheb mööda. Vaatame nüüd seda kliendi seisukohast. Oletame, et te remontite oma autot ühe ja sama mehaaniku juures, kellel on oma mobiilrakendus nimega Autoservice. Te laadite tema rakenduse tasuta oma telefoni. Nüüd, kui automehaanikul on sooduskampaania rehvide vahetamisel –40%, saate te kohe teavituse oma telefonile ning ei loobu sellest heast pakkumisest. Samuti saab ta teavitada oma kliente, kui servise tööajad muutuvad. Teine näide. Te lõikate oma juukseid ühe ja sama juuksuri juures, kellel on oma mobiilrakendus nimega Salong. Kujutage ette, et keegi loobub preneeritud ajast ning teie juuksur saadab kohe teavituse kõikidele klientidele, et on tekkinud vaba aeg. See, kes soovib just täna teha soengut, kasutab seda võimalust. See on väga mugav. Omades oma telefonis lemmikkohviku rakendust, saate te tellida lauda, uurida menüüuuendusi või jätta tagasisidet otse peakokale. Või te müüte lilli ning teie kioskil on mobiilrakendus. Kuidas teatada kliendidele, et te saate täna värskeid roose? Te saadate kliendidele teavituse ja juba õhtuks teie poeriiulid on tühjad. Klientidele on see mugav, sest kui keegi soovib tellida kimpu eksootilistest lilledest, saab ta teha seda 1 sekundiga tagasiside nupu abil. Kas te olete kunagi kurvastanud, et ei teadnud soodustustest teie lemmikrõivaste kaupluses? Kindlasti laadiksite alla selle poe rakenduse, kui oleksite kindlad, et hakkate saama teateid soodustustest. Ja te ei jätaks kunagi vahele kontserdit või peaõhtut teie lemmikklubis, kui teil on selle klubi rakendus. Iga inimene ning äri, väike, keskmine, suur, saab suhelda kliendiga otse 1 sekundiga. Kõik rakendused ühinevad, nagu ühinevad inimesed sotsiaalvõrkudes. Kujutage ette, suur rakenduste sotsiaalvõrk. Nende omanikud saavad tegutseda oma vahel, mis toob veel tuhandeid ja miljoneid potentsiaalseid kliente igale ühele rakenduste omanikele. Kui te teete ärifirmaga EXAP, siis te saate suure võrgu potentsiaalseid kasutajaid. Kui te parandate oma äri rakenduse abil, saate te uusi kliente. Ja kui te ei ole ettevõtja, vaid lihtsalt soovite osta toodet või teenust, siis on see mugav ka teile. Lõppude lõpuks on see mugav ja kasulik kõigide jaoks. Te ütlete, et mobiilrakenduse loomine on keeruline ja kallis protsess. Nii see ongi. Te peate palkama programmeerijat, kes nõuab palju aega ja raha rakenduse koostamiseks. Teil on keeruline seletada talle, mida konkreetselt te soovite oma rakenduses. Selleks võib minna mitu kuud. Või te saate minna EXAP saidile ning teha kõik ise. EXAP-i idee on selles, et muuta keerulised kõrgtehnoloogilised funktsioonid kõigidele kättesaadavamaks. Ja nii enam kui 7 miljardit potentsiaalset mobiiltelefoni kasutajat on enam kui 7 miljardit potentsiaalset teie klienti. Teist saab teada igaüks. Me tegime kõike, et te saaksite teha lihtsa ja kerge sammu uute tehnoloogiate ning mobiilrakenduste maailma.